show. Mõtlesin, et vahelduseks nagu vaatame mu teist toidukorda, mida ma söön ja kuidas ma söön. Enam-vähem on see kogu aeg samasugune päevast päeva, siis kõik minu fännid ja saad võib-olla mõne hea nipi, aga võib-olla ka mitte. Tavaliselt mul on natuke padjakas peas, kuna ma tõusen hommikul üles, saadan lapse kooli, siis teen Katile kohvi, endale ka. Ja siis magan natukene või loomulikult mingeid tööasju, treeningkavasid, toitumiskavasid, võib-olla lisan veebipoodi mõned tooted, kui tulnud ja siis praegu ma nii kella 11 aeg söön. Söök mul läheb kiiresti, kuna mul toit on selles mõttes nagu paljuski ette valmistatud, siis on mul loomulikult kaal, toidukaal, mida ma kasutan kogu aeg. Mingi silma järgi ma eriti ei viitsi teha nagu. Siis on mul kauss, siuke hea suur kauss, kus hea mugav teha on. Siis on mul siukse karbi sees on valmis siuke lihamiks, mida mulle meeldib teha. See tähendab seda, et siukene see on, olen selle valmis hakkinud ja siis siia on mul pandud loomaliha, kanarind ja tilaapia. Siin vist isegi on meil natuke turska, kuna tilaapiad oli nii vähe poes. Siis ma teen mingi siukese karbitäie, millest mulle piisab mingi 4-5 päeva umbes. Siis võtan seda lihamiksi. Panen kaalu järgi, kuna mul praegu hetkel proteiini osakaal väga suur toidus ei ole, nagu keha vajab ka puhkust peale seda võistlustsüklit ikka veel. Siis panen ainult mingi 100 grammi liha. Päris bodybuilderid nüüd teevad nii vähe see liha, ma saan ka 500 grammi. Aga see on ainult see, mida mina teen ja hetkel. Loomulikult, kui ma hakkan siin nüüd jälle ennast siin natukene tugevalt tegema, siis söön ma rohkem toidukorras. Toidukordasid on mul 6 tavaliselt. Pluss siis trenniseigid seal, hüdroisod ja nii edasi. Siis on mul siin valmis siukene pläust. Ühesõnaga, need on mingi külmutatud aed viljad. Külmaletis on neid siia ma panin. Ühes pakis olid seened mingid, siis olid need mingisugused kaunherned või, ma ei tea, mis kuradi asjad on. Siis oli mingi Hiina vokk või midagi, siis ma viskan kõik selle panni peale. Küpsetan nii kaua valmis, kuni vesi sealt ära uurab, siis tekib minu jaoks siuke mõnus kooslus. Seda panen kah niimoodi, ma ei tea isegi, pigem niisama tunde järgi. Ja siis on toidukorras mul ka praegu riis, mis mul valmis keedetud potis. Kasutan erinevaid riise. Ma ei kasuta kogu riise, vahest kasutan hirssi vahest, mis need on need kruupe või. Sellised erinevad. Ja süsivesikute kogus on neil enam sama ja isegi kui see natuke kõigub, siis sitta sellest nagu praegu vähemalt. Ja kuna mul praegu ka nagu väga seda kütust ei jõua põletada, siis hetkest toidukorras on mingi 60 grammi riisi, palju mul päevas on. Mis ma siin ikka patran, sellepärast et see peab igal ühel endal nagu tulema vastavalt sellele, mis on eesmärgid. Minu eesmärk on ikka veel natuke veel kaalu alla saada, et kuradi keha rasvast lahti saada. Ja ma võtangi, segan selle miksi kõik kokku. Niimoodi. Nagu mingisugune China food või. Ega siukest tüüpilist siukest siin ei ole, et mul siin ühes kohas on siin kartulid või riis ja siis teises kohas on mingi kana ja siis on veel salat veel eraldi kuidagi, ma ei tea, mulle meeldib niimoodi see asi kõik kokku segada.
ja siis ta läheb mul umbes soojenduseks mikrolaineahju umbes minutiks ja siis piisavalt soojaks. Ei ta ülikuumaks lasta, aga samas ei tohiks ka jaha olla, niisugune mõnus. Nii, nüüd ongi see soojaks lastud, näete? Siis näeb ka aurab natuke. Ja kui ma nüüd hakkaksin, mul on siin, tean palju mul süsikaid on, palju mul proteiin on ja nii edasi ja rasva. Ja kui ma hakkaksin nüüd mingeid kastmeid kasutama, mingi suvalisi poekastmeid, siis no nii veerese, siis mul see toidu kogus väheneks tunduvalt, et ma peaksin sööma samasugune, et saaks samamoodi toitaineid ja peaks hakkama mingi tobedaid mingisugusi suhkruid ja ma ei tea, mis kuradi kaloreid arvestada, mis tuleb tavakastmete, siis ma olen kasutanud tavaliselt kas Ostroveiti, noh see tundub võib-olla imelik, aga tegelikult siuke nii-öelda soolane toit ja sinna panna magusad kasted mingid peale, see annab väga hea maitse toidule, sest tegelikult ei ole üldse nii harv, sest kõik igased lõhed ja asjad, sinna pannakse mingisuguseid granaatõunakastmeid ja Hiina toidus on ka seal kas meekana ja mingisugused krõbekanad, mis mulle õudselt meeldivad, on ka tegelikult magusa kastmega meega. On siuke Ostroviti šokolaadikaste ja on näiteks Ostroviti karamellikaste, mida ma panen siis kas panen ühte või teist või siis panen hoopis kõiki koos. Ja nüüd on meil veebipoodi tulnud ka siuke kaste nagu mingi 6-pack Nutrition. Ja see on juba šokolaad ja karamell koos 400 milliliitrit. Ja siis ma panen näiteks üldse seda, et noh, kui võib ühte sama panna, samas see nagu on hea küll, aga kui sellel on veel vaheldus ja see vaheldus ei tee asja halvemaks, siis seda enam see on nagu äge. Panen seda peale, see on niisugune suht paks kastet ja suht magus nagu, et seda nagu väga palju ei peagi panema. Ja siis lihtsalt, ma ei tea, segan paar läbi, et siuke lõhn on küll siukene aroom on küll ikka väga seal. Ja nüüd ongi mul siukene mõnus siukene kaste peal ja ma ei lisanud siia ühte grammi mingisugust rasva või suhkru või siukse asju ja ma tegin selle toidu nüüd minu jaoks vähemalt mingi 10 korda väärtuslikumaks. Mõni tundub, et kui on liiga, siis või tahab tõesti mingisugust muud kastet lisaks, siis võib panna lisaks näiteks maitsestamat jogurtit, mulle endale õudselt meeldib see millegi pärast. Et mitte et laktoosi vaba, et see tähtis on, aga mulle lihtsalt see kuidagi sümpatiseerib nagu. Nüüd ma võin visata natuke seda jogurtit ja siis veel valmis segada, et siis on nagu eriti. Ja näiteks, see oli mul nüüd kolmas või teine toidukord, kolmas tuleb mul siuke lihtsalt lahja protein hetkel. Ja siis neljas toidukord on tegelikult täpselt sama. Ainukse vahega, et siis ma lisan ka sinna rasvasid. Ja rasvasid ma lisan näiteks pähklivõist. Meil samamoodi siin veebipoes on neid pähklivõisid väga palju erinevaid, kõik on 100%. Ja siis on vahet, et kas on näiteks pähklitükkidega või on see crunch või on smoothie, kes mida eelistab, et mulle meeldivad siuksed pähklitükkidega ja asjad. Ma võtan lihtsalt selle pähklivõid. Ja lihtsalt kas siis panen eraldi siia või tavaliselt kui on mingi noh, siis segan selle ka veel segamini, siis see tuleb nagu eriti rammus, aga sa tead täpselt, mis sul sees on nagu palju toitaineid, palju makrosid. Ja pähklivõidega on ka hea lihtne arvestada, et sõltuvad siis firmast või tootes siis noh, kõigub see rasv siia-sinna, aga enam-vähem võib arvestada, et 100 grammis on 50 grammi, et kui soovite 25 grammi rasva saada, siis pannategi 50 grammi või kuidas kellegi toitumiskava ette näeb. Kas on ise valmis teinud või siis tellinud minult või mõnelt teiselt treenerit. Aga praegu mul pähklivõid ei ole, pähklivõid tuleb mul jah, 4. toidukorras. Ja polegi mitte midagi muud kui siukene pläust. Ja proovime. Tiidja pani neid kastmeid kogu aeg igale poole. Selles mõttes, et Tiidja ikka, sul on see, et
kas on puhas riis, puhas kana, et kui sul keharasv on madal, siis unustage ära, et te tahate või madalamat keharasva, et me sööme sellist tüüpilist toit, me sööme kõiki makrosid ja suhkruid ja millegi pole vahet. Võib-olla tõesti ei ole vahet, minu jaoks on vahe. aga kui ma neid panin need kastmed peale, siis ma lausa ootasin igat toidukorda ja see oli nii mõnus ja ma ujutasin nüüd juba natuke liiga palju üle. ma arvan, et see jagan, nii et ilmselt ei saa ka väga seda bullshit'i kuulata, et kui on siuksed kalorivabad kasvud, et siis ka need on täpselt samasugused lõpuks nagu. võib-olla on ka, aga mulle vini meeldib, ma naudin seda sööki ja dieeti ka siis mitu korda rohkem. noh, äkki mõni sai ägedaid mõtteid, seega train hard.